meie saate tegemine on olnud juba mõnda aega nagu taaskord mingisuguse sellise, ma ei taha öelda needuse all, sellepärast, et needus tundub nagu vale sõna või selline ilmselge liialdus, aga kuidagi asjad ei ole sujunud ja ka täna tegelikult me peame leppima sellega, et sinu hääl ei ole selline tavapärane Shure SM7B mikrofonist tulev kõrvu paitav kuld, nagu meie kuulajatel juba harjumuseks on saanud, vaid me peame siit kuulama läbi mingisuguse laptopi mikrofoni, ma saan aru, eks ole. Ja nüüd ma teengi suu lahti ja kõik saavad aru, mida sa siin sisse juhatasid, just niimoodi mu hääl täna kõlabki, nii et võite rahumeelisel osa lihtsalt vahele jätta, sest et paremaks see asi ei lähe. Või siis teeme niimoodi, et Ivo räägib peamiselt ja mina ütlen vahepeal mingite asjade vahele. Ja siis ma lõikan kuskilt vanast saatest selle, nagu selle hea mikrofoniga välja ja see oleks tegelikult, see oleks parim lahendus tegelikult ja see oleks parim lahendus. Me üritasime muidugi... Nii, palun. Me üritasime tegelikult saadet salvestada ka juba üle-eelmine nädal, mul on selline tunne. Aeg on kiiresti läinud. Aga siis ma olin COVIDis ja kuigi mulle nagu tundus ilgelt hea mõte salvestada, siis kui see päev kätte jõudis, siis mul kuidagi oli nii kehv olla, et ma ei salvestanud. Lõpuks või kuidagi ei tundnud, et see oleks nagu mõistlik. Aga nüüd me oleme mõlemad tulnud tagasi sellelt kuristiku äärelt nimega COVID ja oleme valmis taas nagu panustama Eesti ja maailma popkultuuri. Mitte küll nüüd just arengusse, aga vähemalt diskussiooni jätkumisse, ma saan aru. Just nimelt, maailm laguneb ümberringi, laguneb koos. Sajandi torm on siin Inglismaal. Mu ema ütles, et Eesti uudistes nimetati seda selliste sõnadega. Asjad lendavad küll siin akna taga ja mere ääres olid prügikastid kõik ümber ja pingid olid katki ja meil on siin Brightonis siuke kivine rand, kus on siis liiva asemel sellised kivid, siuksed nagu lutsukivid. Ja kogu see ranna joont mööda jooksev siuke lai kõnnitee oli siis neid kive täis, sest et tuul ja lained olid paisanud kõik need kivid sealt rannaalalt siis sinna nagu tee peale. Kivid kohe niimoodi lennanud? Ja kivid lendasid ja... See tundub selline, ma nagu tihti ei näe tuult kivi ringi puhumas. No võt, tule puhka Brightonis. Ja saad kiviga näkku. We have flying rocks. Flying rocks. Peaaegu, et oleks olnud ka flying baby, sest et me siin ida-eurooplastena paneme oma beebit lõunaunne rõdule, et ta saaks värskelt. Sind beebina pandi rõdule magama sa... Ma ei tea, seda peab mu vanematelt küsima, ma ise ei mäleta. Okei, no see on, aga sa tead, et see on levinud praktika. Ja, ma olen kuulnud, et lapsed magavad õues. Just, aga siin Inglismaal see ei ole kohe üldse mitte kombeks ja seda me saime teada niimoodi, et tütreke magas jälle rõdul ja siis oli vahepeal üles ärganud ja nuttis natukene, nagu ikka beebidel vahel juhtub, et nad korraks ärgavad üles, teevad häält ja siis jäävad uuesti magama. Ja juhtumisi sel hetkel, kui ta seal nuttis, siis natuke rõdul oli parasjagu, mina olin tööl ja siis mu abikaasa oli duši all ja just tuli duši alt välja, kui ta kuulis, et ta on hakanud häält tegema. Aga selle aja peale oli keegi... Kogu küla kokku tulnud? Ei, no keegi, kes oli majast kas mööda kõndinud või siis keegi meie naabritest oli jõudnud kutsuda politsei. Sest et Inglismaal pole keegi kunagi näinud, et ükski beebi kunagi rõdul magaks. Ja reaalselt kõlas uksekell ja siis Kea võttis beebi kaenlas, sest et Noora, meie beebi siis otsustas, et ta rohkem ei maga ja läks siis oma märgade juustega ja beebiga sinna alla ukse peale vastu, sest et telefonist seal fonolukuga on see, et seal telefonist nagu öeldi, et tulge ise umbes alla, tegi ukse lahti ja suur oli tema üllatus, kui ta nägi, et vastas oli mingi 6 politseinikku. Reaalselt. Oh my God. Ja siis üks neist, kes oli kõige sõbralikum, tuli astus koridori sisse ja siis nad natuke rääkisid seal juttu, et jah, et siuke asi, et siin kutsuti meid välja ja me peame tulema, aga üsnaga ta veendus üsna ruttu, et
me vist ei ole lapsepiinajad ja vast on kõik okei. Aga noh, ikkagi hästi ehmatav moment. No see on ikka väga tüütu. Ja seda on hiljem ka siin meie kohalikud sõbrad tuttavad öelnud, et see laste rõdule magama panemine, see ei ole nagu üldse mingi thing siin Inglismaal. Nii et kui meil oli nüüd eile see kõige hullem nii-öelda sajanditorm, ma ei tea, mis uudiste allika järgi see oli sajanditorm, aga mingi Eesti uudiste allika järgi, siis ka enne kui see torm päris hulluks läks, meie beebi magas rõdul ja siis ma ikka nagu, mul nagu närv ei pidanud vastu, siis ma nagu igaks juhus töölt helistasin koju, ütlesin, et kuule, kas ta on ikka veel rõdul, sest ma kuulen, et kõik asjad juba lendavad nagu siin linnas ja Londonis ja isegi Amsterdamis ühel kolleegil lendas naabril lendas mingisugune asi aknasse niimoodi, et aken oli kildudeks. Et ühesõnaga lendavad beebit me ei tahtnud sinna kivide sekka lasta, nii et beebi me võtsime tuppa ja toas on ta siiani. See, kuidas sa alustasid seda juttu, et kuskil Eestis räägitakse, et meil on siin olevat mingi sajandi torm, see üleolevalt, et siis nagu tundus, et tegelikult see on lihtsalt see, et vihma sada see tuul puhus on, aga ma saan aru, et tegelikult arvestades seda, mida sa nüüd oled kirjutanud, et asjad lendavad, kivid lendavad, beebid lendavad ja akendesse lendavad, loodetavasti mitte beebid. Et see tundub tõesti ikkagi nagu selline tõsine torm. Muidugi sajandi torme tuleb meil iga 10 aasta teganud viimasel ajal. See ongi, that's climate change, people. No võt, ja siia me tahtsimegi jõuda. Nii et algab rohepöörde eri osa. Ei alga, ma ikka veel olen riigitöötaja, ei saa teha või ma saan teha niisama mingit seda keskkonnateemat niisama rääkida, aga ma oma saates ei hakka seda teha. Selge. Ole siis selline edasi. Mõtle, kui lahe siuke origin story oleks see, et nagu, et kui sa tead, et sa oled üles kasvanud vanematega, kes ei ole sinu bioloogilised vanemad, aga sa ei ole ka otseselt adopteeritud, vaid juhtus selline naljakas lugu, et sa lendasid beebina aknast sisse. Mõtlesin, et see jõuad selle kuidagi virgin birth'ini välja, aga okei. Ei. Oli järjekordne sajanditorm ja keegi ei tea, kust kohast sa nagu startisid, aga teada on see, et lõpuks lendasid sa sellest konkreetsest aknast sisse. Uskumatul kombel mu isa oli just ostnud hälli koju ja ma maandusin täpselt sinna hälli. Jah. It's a miracle. Korraks hakkin mõtlema Jeesuse peale, aga ta ei tulnud tormiga, tal ikkagi virgin birth variant. Aga jaa, see oleks päris lahe siuke, kuidas ma oma pere leidsin lugu. Aga midagi kuidas tuul mind mu pere juurde tõi? Jah, täpselt. Aga üldiselt ma tahaks öelda, et minu arust sajanditormi, seda sõnapaari sajanditorm võib kasutada minu meelest, minu arusaamist mööda ainult siis, kui lehmad ka lendavad. Sest et see on see No lehma tõstmine on ikka rohkem kui kivi tõstmine ja isegi rohkem kui beebi tõstmine. See on see visuaal, millega me oleme üles kasvanud minu meelest, et vaata, kui tuli see Hollywoodi film Twister, siis oli seal näha juba treilerist, kuidas see keeristorm mingeid maju nagu maast lahti rebis ja kuidas lehmad lendasid ja alati kui on mingid tulnukad seotud mingite rünnakutega ja asjadega ja tulevad ka mingisugused kõvad tormid ja asjad. Lehmad lendavad, ütleme, siis kui on mingi sajandi õudne katastroof sündmus. South Parkis olid ka, eks ole, tulnukad, käisid lehmadega rääkimas alati. Oli vist see? Vist oli küll, jah. Midagi seal oli. Alustame siis. Alustame. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Täna in low-fi. Selle otsast tehtud nagu me ikka teeme. Sa hakkasid hirmutama mind juba enne, kui ma salvestama hakkama, et su teemad, millest sa tahad rääkida, on kas A, meie kuulajaid eemale peletavad või B, mind eemale peletavad, nii et ma ei tea, kuhu siit nagu edasi minna. Võib-olla on targem saada ja ära lõpetada enne, kui keegi ära läheb.
või peaksime ikka pihta hakkama? Sest kui sa tahad rääkida sellest, kuidas arvutimängufirmad üksteist ostavad, et see tundub ka selline nagu krüptoniit meie kuulajatele ja kui sa pärast seda tahad Kanye Westist rääkida, siis näen mina ära. No aga siis alustamegi Kanye Westist, siis sa lähed kohe ära. Ja siis sa saad üksi rääkida mängufirmade majandusanalüüsist natukene. Ja, et siis kõik need kõige tugevamad kuulajad, see ongi siuke lakmustest, et kes on kes ja kes on üldse meie päris fänn. Sest, et Selle saate pealkiri on siis popkulturistide lakmustest. Jah, põhimõtteliselt. Okay. Et mida see Kanye West siis nüüd tegi? Okei, tahad alustame sellest? Jaga klassiga. Okay. Ja, räägi ära. Aga meil jutt jäi ju tegelikult, et sina pead suurem osa ajast rääkima, sest et minu see heli tuleb siia. Kui sa loodad, et mina Kanye Westist hakkan rääkima, see tuleb nagu väga mitte midagi välja. No võin sulle Hamiltonist rääkida nagu tunde, sest ma olen seda jälle mitu päeva järjest kuulanud ja on hästi nagu siukest südikust täis, aga ma kardan, või mitte ei karda, vaid ma arvan, et me peaksime Annikiga selleks kohale tooma. Ja see on see erisaade, mis meil on olnud ja sina peaks teine lõpuni vaatama Hamiltoni. Ja. Ma ei saa aru, miks sa seda veel teinud ja see tundub mulle täiesti arusaamatu. Ma ka ei tea. Ma ütlen sulle, mind rikkus ära see Trey Parkeri ja Matt Stone'i muusikal, mida ma käisin vaatamas Londonis mingi 5 aastat. Hamilton on parem. Nagu päriselt parem. No ma ei tea, vaata, ma käisin koha peal vaatamas seda Book of Mormonit ja see oli lihtsalt... Sul on suur telekas, pane heli väga valjuks. Siis kutsutakse politsei. Siin ainult politseid kutsutaksegi. Hull värk on teil seal naabruskonnas. See on politseiriik, kus ma elan. Mis ma tahtsin nüüd rääkida sulle? Kanye Westist tahtsin ma sulle rääkida, on ju? No, sest et mis on popkulturistide saade, kui seal ei räägita Kanye Westist, siis see on maha visatud saade. Hea saade. Noh, kuidas kellelegi? Ma tahtsin rääkida sellest, et tal tuleb välja uus album, on ju. See on järg eelmisele albumile, mis minu meelest selles mõttes, et iga album ei ole nagu kontseptuaalselt jätk eelnenud album. Ära ole nii üleolev. Hästi. Aga... Ma mõtlesin, et ta teeb järje lõpuks oma selle 808s and Heartbreaks, aga ei. No see oleks ka väga lahe. Siis see oleks 909s and mis see teine asi, Heartbreaks. Unpaid fines. Mis see nüüd siin on? Mis laimu kampaaniaga siin tegelikult? Milles asi on? Mul just lõbus. See on järg Tondale. See on jätk Tondale, nii et väga sobivalt. Kas see on Don 2? See on Donda 2, jah, täpselt. Ei, ma mõtlesin Don 2 nagu. Nagu Donda ja Don 2, jah? Jah. Aga siin da peaks tähendama ühte, aga da on vene keeles jah, lihtsalt muud see ei tähenda. Donjet. See oleks ka päris hea plaan. See oleks mõne lahe. Siis see peaks olema siuke B-poolte ja välja jäänud lugude. Aga mul on siuke tunne, ma vaatan seda Donda pikkust ja lugude arvu ja ta ikka võttis kõik B ja C pooled ka sinna peale. Ta võttis sinna kõik peale ja see on väga hea album ja mina soovitan seda kõigil kuulata. Aga Donda 2, sellega on selline põnev lugu. See on halb album. Ei no, ma ei tea, ma ei ole seda kuulnud. See ei ole veel välja tulnud. Me praegu salvestame seda 19. veebruaril 2022. Donda 2 tuleb välja 22 nagu sellise 3 päeva pärast salvestusest. Ehk siis praegu jah, siit salvestusest edasi vaadates 3 päeva pärast. Ja Kanye plaan on põhimõtteliselt siis boikoteerida kõiki voogedastusplatvorme, sest et nagu kõik juba ammu teavad, kes vähegi on jälginud voogedastusplatvormide võidukäiku, siis artistid saavad siukse kaduv väikse protsendi sellest tulust, mida teenivad voogedastusplatvormid tänu sellele, et artistid oma loomingut seal üldse avaldavad. Ja Kanye eesmärk praegu ongi siis põhimõtteliselt
näidata neile kõigile keskmist sõrme ja haarata võim tagasi muusikutele, et tulu läheks autoritele endile ja noh, ta ka ütles seda, et ta saab aru, et ta on positsioonis, kus ta saab seda lubada endale, noh, sarnane lugu oli siis Radiohead oma 2007. aasta albumi In Rainbows nii-öelda tasuta ära endis internetis või et inimesed said ise valida, kas nad maksavad selle eest või mitte ja kui maksavad, siis said ise summa valida. Et siis ju ka kritiseeriti, et nojah, muidugi selline üle maailma tuntud kultus rock-bänd nagu Radiohead saab seda iga kell endale lubada, sest ega nad miinusesse ei jää, on ju. Samas kui mingisugune keldribänd, alustav keldribänd kuskil, kellest keegi pole mitte kunagi kuulnud. Noh, et nende puhul pole vahet, kas nad panevad oma albumi kuskile kodulehele üles ja hõikavad, et näe, tulge võtke või mitte, sest et keegi ei leiagi neid üles. Et siis Kanye loomulikult on selles mõttes sarnases positsioonis, et ta võib teha mõnes mõttes mida iganes ja inimesed ikka ostavad. Aga noh, see on selles mõttes, ma arvan, et siit on võimalik minna nagu Kanye'st edasi, et me ei pea jääma sellesse Kanye Westi siin kinni, mida sa nii jõudsalt kardad alati, kui me hakkame rääkima Kanye Westist, et me jääme igaveseks rääkima temast, seda ei juhtu, sa ei pea kartma, Ivo. Ja ka kuulajad, kes kardavad Kanye Westi, ärge kartke nii palju. Ma ei pea kartma seda, et me jääme täst igavesti rääkima, mul on see probleem juba selle kõige alustamisega. Muidugi mulle tundus, et kui sa nagu seda juttu alustasid sellest, siis nagu see põhjus tundub olevat rohkem selles, et Kanyele lihtsalt meeldib tähelepanu, mitte otseselt see, kuidas voogedastusplatvormid artiste nagu käsitavad, et see tundub nagu selline isikliku egoambitsiooni nagu väljaelamine rohkem. Ei, või on ta ikka? Aga üks ei välista teist, isegi kui on tugevasti kantud ka egost ja loomulikult on väga selline nagu rambivalgust otsiv inimene, selles pole mingit kahtlust, siis ikkagi tal on ka süda õiges kohas, mulle tundub, kui vaadata, et mille eest ta seisab ja mille nimel ta võitleb, et siis kogu selle plähmerdamise juures ja selle kaootilise käitumise juures ikkagi ta aeg-ajalt ikkagi teeb ka nagu väga nagu suure tähendusega asju ja see Donda 2 eksperiment on selles mõttes huvitav, et ta andis juba mõnda aega tagasi välja sellise joo-joo kujulise vidina. Näeb välja nagu silikoonist joo-joo, millel lihtsalt pole nööri küljes, vaid ta on nagu üleni süke, et ei ole seda vahe. Lõhet ei ole sees, vaid on lihtsalt süke nagu kivikene just nagu on süke silikoonist. Süke litter. Nojah, süke nagu, aga selliste nagu kumerate servadega, mitte nagu litril on ju, litter on nagu oleks lastevorstist süke jäme piil välja lõigatud, on ju. Väga hea kirjeldus. Võta heaks, mul on neid veel seal, kust aga Kanye plaat, see jubla, mis ta välja endis, see näeb välja nagu lastevorstil oleks kahelt poolt niimoodi need ääretükid, need kumerad otsatükid ära lõigatud ja kokku pandud. Just täpselt, suurepärane selline piltliku kõneviisi jätk. See on nagu Donda 2 on jätk Donda 1-le. Aga see näeb natukene välja nagu mingisugune modernne vibraator, kui ma vaatan seda praegu. Võib seda ka vabalt olla, ega me ei tea, mis funktsioone sinna veel lisatakse, sest et ma saan aru, et see on süke jublakas, mida saab Issand jumal, ta kutsub ennast Easy Techiks. No võt, miks mitte? Tead, sellest, kuidas sa räägid, sealt kumab läbi ainult kadedus, Ivo. Ainult kadedus. Aga ma tahan rääkida edasi sel teemal. Ma võtan oma viimased jõuvarud kokku, et suruda läbi sellest tohutust nagu negatiivsuse müürist. Sellest müürist, mu ees on sinu näol. Hästi. Et ta nimetab seda stem playeriks. Nii, ja see on ongi selline player, kus on siis tema ta andis selle välja, siis seal oli see tema eelmine või mingi varasem album sees, ma ei suuda meenutada, milline neist. Aga kõik need lood on selles vidinas sees olemas ja neid saab selle kaudu kuulata. Ma saan aru, et sellel on isegi pisike kõlar sees, et sa ei pea tingimata kõrvaklappi ühendama sellega. Ja kõik need lood on seal nagu eraldi, ühesõnaga lood on võetud nendeks eraldi nagu heliradadeks lahti.
niimoodi, et sa ei pea tingimata kuulama neid lugusid sellisel kujul, nagu nad albumile jõudsid, vaid sa saad ise mängida just nagu sellist miksijat seda albumit kuulates, et sa saad näpuga tõmmata üle selle stem playeri kumera pinna ja niimoodi siis kas vaigistada või just panna valjemaks mingeid teatud heliradasid selle loo sees, et sa võid võtta biite näiteks ära või panna juurde, sa võid võtta vokaalid maha või panna juurde, ühesõnaga saad ise nagu vaadata, et mismoodi see lugu kõlab. Et siis selle asemel, et lasta nagu professionaalselt produtsendil teha need otsused minu eest, siis ma saan olla ise käkerdis ja kuulata seda, mis ma lõpuks kokku käkerdan läbi väga pisikese silikoonne seadme sisse tehtud kõlari. Ma saan aru, et see on see ideaalne kogemus, mida Kanye West mulle üritab pakkuda oma plaani. No just nimelt ja sellepärast ma ka seda ei ostnud tookord, sest et mulle tundus seda tegevus, millest ma ei ole huvitatud, sest et mulle meeldib kuulata palasid nii nagu need on autorite kellegi professionaalse inimese poolt tehtud, eks ole. Ja pluss mul ei ole usku sellesse, et see heli kvaliteet väga hea on, kui kõlarikene on nii pisikene. Aga see stem player on nüüd muutunud natuke huvitavamaks sellepärast, et tuleb välja Donda 2. Donda 2 saavad inimesed kuulata ainult stem playerist. Ja Kanye on siin vandunud, et see album ei jõua mitte iial hoogedastusplatvormidele, sest et kõik nad on röövlid. Apple on röövlite kamp ja Spotify on röövlite kamp, kõik on röövlid. Easy Tech tuleb ja päästab maailma. Ja põhimõtteliselt ainult Tidali suhtes tal vist ei ole nagu sellist vimma, sest et Tidal on Jay-Z tehtud platvorm, mille ta nojah, et Jay-Z on tema nagu vanem vend just nagu ja selle platvormi Jay-Z tegigi selle nimel, et nagu toetada oma artiste ja iseennast õiglasemalt, kui mujal seda oleks võimalik teha. Et mis mind huvitab selle kõige juures ongi see, et huvitav, kas see võib olla mingisugune märk mingisugusest järgmisest sammust, et kui me siiamaani on ju veel interneti alguspäevil ostsime CD-sid ja siis, kui inimesed hakkasid nagu mängima piraate kõvasti ja tõmbasid tasuta endale muusikat igalt poolt, siis läks aega mööda, kuni me jõudsime tänasesse päeva, kus inimesed hakkasid jälle väärtustama füüsilisi helikandjaid, ehk siis tuli vinüülide tõus on ju kuni selleni välja, et vinüüle müüakse nüüd rohkem kui CD-sid. Et kas see nagu vidinate maailm huvitav võib olla mingisugune järgmine samm või see on lihtsalt mingi väike eksperiment, mida kellelgi teisel pole ressursse, et seda korrata. Aga saad aru, mida ma mõtlen, et huvitav, kas nagu artistid liiguvad mingil hetkel sellisesse kohta omadega, kus nad hakkavadki, kus igaüks loob oma platvormi ja see platvorm võibki manifesteeruda ka füüsilisel kujul. Ei, vastus on ei. Okei, siis... Selles suhtes vähemalt ma väga-väga loodan, et see nii ei ole, sellepärast, et sul on nagu... esiteks see, et nagu sa müüd sa müüdki selle oma stem player, eks ole, selle väikese vibraatori inimestele. Sest ilmselgelt on seal mingi pisike pieso kõlar sees, mis natukene vibreerib ja tekitab heli ja see mitte nauditav, aga sa teed sellise seadme, see on ainult sellepärast nagu edukas, et sa oled Kanye West ja see on midagi uut ja huvitavat ja see on midagi, mida su fännid saavad osta, aga võib-olla sa saad selle siis spetsiifilise asja oma riiulile panna, aga kui sa oled teine artist, võib-olla sa oled täpselt samamoodi kuulus, aga sa ei tee ju täpselt samasugust asja. Sa isegi võib-olla ei taha sama asja teha teises värvis, sellepärast et see ei eristu piisavalt, sa tahad teha midagi täiesti teistsugust. Ja sul ei ole tegelikult lihtsalt võimalik nagu luua muusika distributsiooni süsteemi selle peale, et igaüks teeb mingi oma vidina. Okei, sa võid nagu selle teha, et iga ühe sees on nagu põhimõtteliselt täpselt see sama elektroonika, aga igaüks disainib mingi nagu asja siin ümber. Aga kuidas inimesed neid kodus hoiavad, kuidas nad neid kuulavad, sest ilmselgelt tegelikult keegi ei taha seda kuulata läbi selle väikese pieso kõlari, nii et keegi hakkab, seda peab kuidagi saama ühendada, eks ole, selle sinu helisüsteemiga, mis iganes see helisüsteem sul on. Praegu ma vaatan, et siin on selleks mingisugune väike 3,5 millimeetrine pistik olemas, aga ma ei eeldaks, et see on ühendatav ka Bluetoothiga, ma ei tea.
Aga see on nagu ilgelt tüütu neid hakata nagu ühendama, nagu plaadi vahetamine mõttena on nagu ülipalju mugavam ja veel 700 korda mugavam on Spotify's või Apple Musicus või kus iganes järgmise otsingu sõna sisse kirjutamine, et plaati vahetada, eks ole. Ja noh, ütleme see kui ma juba siis nagu taandun sellest, mida ma sissejuhatuses ütlesin, siis ma väga loodan, et nad äkki kunagi seda tegemist nende seadmete nagu keskkonnamõju on absurdselt kõrge, sest mingi mõttetu elektroonikavidin, mida saaks nagu mitte toota ja inimestele koju tuua, et parem siis juba tõesti tootke plaate, mida on võimalikult efektiivselt massilises skaalas toota ja nagu mööda maailma ringi siis liigutada, aga ma ei tea, see kõik tundub nagu hästi suur miks küsimus minu jaoks ja kuigi neid, mõtlen, et põhimõtteliselt on ta ju gimmick, et neid gimmikuid on kogu aeg tehtud ja iga mingi suurem bänd on proovinud ühel või teisel viisil, kas siis andagi välja mingit plaati sellisel veidral vormil või siis on üks võimalus osta mingi veider asi selle plaadi juurde. Ja meil on ju, me siin saateski oleme rääkinud, mul ei tule täpselt need bändid ja need plaadid meelde, aga sul oli mingi siuke plaat, mida sa said kuulata niimoodi, et seal oli mingi väike videoekraan sisse ehitatud ja sa said seda kuidagi maha mängida. Ühesõnaga neid asju on ju välja mõeldud nagu kümneid ja kümneid erinevaid. See oli Tooli album Fear Inoculum. Et see on üks nendest asjadest, et Kanye Westi fänn ostab selle omale koju. Ta isegi ei tundu nagu siuke seade, mida oleks kuidagi ilus kuskil niimoodi välja panna, aga teoreetiliselt sa saad teda hoida siis kuskil riiuli peal, kus sul on siuke riiul, kus asju, mida sa kogud hoiad ja siis nautida seda fakti, et see sul olemas on. Ma eeldan, et seda plaati siis ikkagi lõpuks kuulad, ma ei tea, Tidalist siis või? Ma ei tea, ma arvan, et ma ei tea, kas see jõuab Tidalist. Tõenäoliselt sa ei kuula seda. See on nagu see teine variant. No, ma olen suga nõus. Ma olen tegelikult sinuga ühes meeskonnas selles osas, aga lihtsalt nagu selleks, et nagu mõtteharjutusena on lihtsalt huvitav mõelda, et huvitav, et sul on õigus, neid vidinaid alustuseks üleüldse on nagu mõttetult mingit träni nagu väga halb juurde toota maailmas ja palju lihtsam on lihtsalt kirjutada oma lemmikartisti või lemmikalbumi pealkirja esimesed, ma ei tea, 3 tähte sinna voogedastusplatvormi otsingusse ja hakata kuulama juba, kui et hakata nagu mingit vidinat käima panema ja ühendama mingite juhtmetega ja vaatama, kas see on täis laetud üldse, kas selle aku veel vastu peab ja nii edasi. Plus mul on siuke tunne, et hästi paljud inimesed kuulavad muusikat täna pigem niimoodi, et nad avavad selle oma lemmikäppi, seal on ees mingisugune playlisti nimi umbes nagu Morning Coffee, sest kell on 7 hommikul ja nad vajutavad selle nupu peale ja elu läheb edasi. Ja. No täpselt, ja nii ongi. Ma lihtsalt mõtlen, et ma üritan praegu ette kujutada tulevikku, kus iga artist on oma platvormi omanik ja oletame, et see on mingisugune vidin ja oletame, et see on ideaalis mingisugune vidin, mida on võimalik väga keskkonnasõbralikult toota, siis sellisel puhul keskkonnaametnikuna sa ei tohi reageerida ka naljadele. Praegu see, et sa ma tohin rääkida kõigest, tohin reageerida ka kõigele, lihtsalt ma olen alati pidanud seda nagu ebaadekvaatseks, kui ma enda mingisuguses muljasaates hakkan keskkonnateemasid käsitlema tõsiselt. Nii, see ei ole muljasaade, sa oled valesti aru saate kontseptsiooni. Aga ma saan aru, et meie genre on ikka 2 dudes talking. Yeah. 2 gentlemen debating. Conversing. On the most burning topics of the known and unknown universe. Or the unknowable universe. Or the unknowable selle briti aksenti endale kuidagi väga kinni võtnud juurde. There are more things on heaven and earth than can be dreamt of in your philosophy. Ma jätkan oma... See oli Shakespeare. Kas lõppkokkuvõttes ei ole mitte kõik Shakespeare? Kas isegi Shakespeare on Shakespeare?
Shakespeare on Shakespeare, kui nüüd mõtlema hakata. Aga on või? Väidetavalt on teooriaid, et Shakespeare on terve hulk erinevaid tol ajal tegutsenud kirjanikke, et on mingi konglomeraat. Ja ma pean ütlema ausalt, olen küll mänginud Shakespeare'i näidendites, aga minagi ei tea, kes ta siis täpselt oli ja kas teda oli mitu või ainult üks. Ma mängisidki selles näidendist, kus see minu tsitaat, mida ma valesti tsiteerisin, mul on selline tunne pärit on. Olid ju Hamletis või kus sa mängisid? Ei, Hamletis ma pole kunagi mänginud. Mida sa Tartus mängisid? Tartus ma mängisin lolli, nagu ikka. Siis on selge. Tartus ma käisin lolli mängimas. Okay. Kas ma võin oma teemat edasi arendada? Jaa, vabandust. Mulle tundus see jutt lihtsalt nii palju rohkem põnema. Kujutame ette maailma, kus iga artist ja bänd on ise oma platvormi omanik. Ma saan aru, et see nõuab mingit retsi manageerimist ja värki. See on unknowable universe. See on unknowable universe. Enamus muusikuid ei jaksa korraga teha muusikat ja tegeleda kogu orgunniga, mis käib albumite salvestamise ja väljaandmise ja tuuride planeerimise juurde. See on rohkem sükeste. Neid erandeid on ja eriti Eestis ma saan aru, et suurem osa muusikuid on sunnitud lihtsalt ise tegelema peaaegu kõigega. Küll aga ei ole nad kõik kirjutanud oma äppi ja platvormi selle jaoks. Aga ma mõtlengi, et see platvormi värk vaata, et kujuta ette, et sa oled näiteks mingisugune süke bänd, kes ongi väga produktiivne ja kes on valmis põhimõtteliselt, ma ei tea, iga nädal midagi uut välja. Põhimõtteliselt ma kirjeldan tegelikult Patreoni. Tegelikult ma kirjeldan midagi sellist Patreon, kus te saate ka meid toetada. Kujutage ette, et on olemas selline asi nagu Patreon. Kujutage ette, et on olemas selline asi nagu Patreon, aga see on tehtud vibraatoriks, mille sa saad täislaadida kodus ja kus sa saad siis erinevaid heliradasid, saad kuulata popkulturistide erinevaid osi, saad tõmmata minu heli maha siin osas näiteks kindlasti, sest et see kõlab lihtsalt nii, see kvaliteet on täiesti nagu alla igasuguse see pea Kanye Westist nii palju miinimumpiiri. See ei pea olema isegi Kanye Westi heli, mille sa maha tõmbad, see võib olla vabalt minu heli, kuulad, kuidas Ivo räägib, kuidas Ivo naerab lolli jutu peale, keskkonnavõhikute suust tuleva lolli jutu peale, ha-ha-ha. Ja siis see kõik tuleb läbi sinu vibraatori. See tuleb su vibraatori, see ha-ha-ha. Ja põhimõtteliselt kõik, mida artist välja annab, jõuab selle nagu otse sinna seadmesse. Aga ma arvan, et sa rikkusid vibraatorid inimeste jaoks ära ja see ei ole nagu positiivne. See rikkuks ära vibraatorid või? Ei, ma arvan, et sina lihtsalt oma jutuga juba rikkusid ära vibraatorid inimeste jaoks, meie kuulajate jaoks. Muutsid nad väga ebaatraktiivseks seadmeks. Mina ei ole nii mõjuvõimas inimene, et ma saaksin vibraatoreid ära rikkuda oma jutuga. Kelleks mind peab? Kui sinu jutt oleks läbi vibraatori, siis mul on küll selline tunne, et see võib-olla... Siis loomulikult. Loomulikult. Me võime isegi teha katse, tähendab, kui näiteks Naked Love on selline väga eriline ja uuendusmeelne, väga sex-positive selline ettevõtte kauplus Tallinnas ja veebis, kelle Instagrami kontot ka tasub jälgida, sest et seal räägitakse seksist väga niimoodi avatult ja inimlikult, positiivselt ja ka humoorikalt, kui võimalik. Ja me võime teha ju katse, et võib-olla Naked Love tahab näiteks teha mingisuguse hooandja kampaania, kus nad loovad ise oma vibraatori ja sinna sisse pannakse minu hääl selle hästi halva kvaliteediga, mis siin täna on kuulda, kus ma räägin nägu vastu arvutiklaviatuuri põhimõtteliselt lootuses, et see arvutimikrofon korjab üles mu hääle. Ja vaadata siis, et kas kõik inimesed tahavad seda või siis reaalselt nagu see kampaania rikub vibraatorid ära ka inimeste jaoks, kellel on juba oma vibraatorid kodus olemas, aga kes lihtsalt nagu juba selle kampaania treilerit vaadates tunnevad, et juba selle mõtte peale nad mõtlevad, et ma ei saa enam kasutada oma vibraatorit, sest see on minu jaoks ära rikutud. Jah.
ma tunnen, et meie saade on nagu, ma tean, et me nagu alati kompame mingeid uusi madalusi, aga millest nagu nii nagu sisutühja juttu ma pole ammu kuulnud oma suust, aga kuidagi väga lõbus on täna. See nagu meeldib. See lõbusus täna meeldib. Ma arvan, et sulle meeldib see, et ma lihtsalt nagu mulle meeldib, kui sa kompad neid madaluse piire, see on alati väga nagu. Aga ma arvan, et Naked Love kindlasti meile ei kirjuta. Ära ole nii skeptiline. Ma samamoodi nagu sina soovitan meie kuulajatel sinna minna, aga kindel on see, et nad meie saadet nagu sponsoreerima ei tule pärast miks seda plaani. Sest see ei ole hea mõte. Ma ei tea, kuidas seda sulle paremini selgitada. Aga me oleme influencerid, Ivo. Oleme. See on küll halb uudis. Kas see Spotify statistika ei näita, et kui palju on meie kuulajaskonna seas vibraatori sõpru? Ma võtan ette selle. Ma ei ole seda ammu vaadanud. Või et äkki seal juba näitab, et kui paljud inimesed on kuulanud meil näiteks meid eelmise aasta jooksul vibraatorist. Võib-olla juba see asi toimub, sest et minu meelest on küll turul vibraatoreid, mida on võimalik juba ühendada Spotify'ga ja siis ma olen kuskil isegi näinud mingit reklaami nagu, et vibreerib umbes sinu lemmikmuusika rütmis ja nii edasi. Nii, kust ma saan vaadata nüüd oma statistikat? Ja kui paljud inimesed, siin on see tabel täitsa olemas, kui paljud inimesed on masturbeerinud teie saadet kuulates. Okei. 0. Ma arvan, et see statistika on vale, sest et õige statistika oleks, et see number peaks olema miinustes. See kindlasti kajastub kellegi selles järgmise aasta see year wrapped selles. Ma arvan, et miinusesse saab minna niimoodi, et kui meie saade... Katkestame kellegi sugu ühe. See katkestab sugu ühed ja ühtlasi see ka vaigistab ja suretab igasugused kiimased mõtted, mis inimestel võisid olla enne selle saate kuulamist. Vaadake inimesed, see on see, mis juhtub, kui te palute meil seksist rääkida. Keegi ei taha seda. Kaua oodatud seksi eri, nüüd on see käes. Ja jah, et põhimõtteliselt, et selle saate kuulamine inspireerib inimesi loobuma seksist. Et siis miinusesse, jah. Seks negatiiv, meie saade on seks negatiiv, et Naked Love on väga seks positiiv, me oleme väga seks negatiiv ja vastandid tõmbuvad ja minu meelest see on täielik, me oleme saatusest kokku määratud, nii et me oleme väga avatud koostööle, Naked Love'i eestvedajad, austatud head inimesed, võtke meiega ühendust ja räägime edasi. Sest point ongi selles, et ma tahtsingi sinna jõuda, et ma tahan, et meil oleks oma stem player ja nüüd ma saan aru, kellega koostöös me seda teha saame ja mida see stem player täpselt teha saab. Okei, no proovime. Ma ei tea, ma ei taha nagu iga äri idee kohta kohe nagu kuidagi, me oleme pikalt otsinud seda, et mis võiks olla popkulturistide see meie see merch, eks ole, et ma ei taha nagu sinu mõtete osas nagu negatiivne olla. See tundub nagu lihtsalt ebaaust. Ma tahan ikkagi sõpra toetada ka tema nagu selliste küsitavamate mõtete osas. Kuuled või? Sa teed endast parima lihtsalt, ma saan aru. Mul ei ole vaja seda võlts poolehoidu või mis iganes, mis on, mis sa praegu teed, aga põhimõtteliselt ma tahan öelda sulle seda, ma tahan tuletada sulle meelde, et kõik innovaatorid maailma ajaloos, neid kõiki on välja naerdud kõigepealt. Jah. Ja siis nad teevad oma asja ära, teevad ära selle asja, mille kohta kõik ütles, et see on võimatu või siis, et Ei, ma ei ütle, et see on võimatu, ma arvan, et see on rumal, see on väga suur vahe. Muidugi sa võid panna oma hääle vibraatorisse või meie podcasti vibraatorisse, see ei ole üldse võimatu, see lihtsalt on halb idee. Kuigi, kas oled, üks film on olemas,
Kas sina mäletad, mis selle raadiodiskori nimi on, kes Ameerikas on selline hästi legendaarne raadiodiskor, siuke rocki mees? Howard Stern või? Howard Stern, jah. Ei, Howard Stern. Ja temast on tehtud film. Ja selle nimi on Private Parts. See on 90. lõpus tehtud film. Ja ma mäletan, kunagi lapsepõlves ma minu meelest nägin seda filmi ja seal on vist hästi, ma loodan, et ma ei eksi praegu, et see kõik on päriselt ka nii, et mul ei ole mingit nagu võltsmälestust lapsepõlvest. Aga seal on üks hästi kuulus stseen, kus ta nagu siis olles raadioeetris palub ühel nagu raadiosse helistanud naisterahval võtta siis kõlari, panna see nagu tol ajal olid inimestel rohkem kodudes üks suured kõlarid, et palus selle kõlari nagu vastu maad pikali lükata ja istuda passi selle kõlari passi elemendi peale ja siis ta hakkas oma suuga siukest nagu madala sageduslikku müra tekitama, et siis sellel naisel oleks seksuaalselt meeldiv olla. Et see on üks stseen sellest filmist, põhimõtteliselt et see ei ole nagu väga kaugel sellest, mida sina oma ideega plaanid või soovid välja käia. Ei, aga ütle mulle seda, et mis hetkel ma ütlesin, et see vibraator peab pakkuma seksuaalset naudingut. Fair enough. See tundub nagu see lihtsalt probleem on selles, et see tundub nagu miinimum, mida üks vibraator võiks teha. Et kui ta seda ka ei suuda, siis see on impotentne vibraator. Aga see ilmestabki väga selgelt seda, kui piiratud on sinu mõtlemine või üldse nagu vibraatorite maailmast või potentsiaalid. Ma arvan, et sa ei peaks minema vibraatorite ärisse, Jim. Ma tunnen, et sul ei ole selleks vajalikku, sul ei ole selleks õiget suhtumist, kui see suhtumine on, et võtta, inimesed tahavad vibraatorid pakuksid seksuaalset naudingut või kus see kirjutatud on, et kui see on see suhtumine, millega sa ärisse lähed, mina ei julgeks praegu investeerida. Minu meelest... Ma ausalt ütlema, mina saadaks su koju tagasi oma ideega sellest Apprentice'i saatest praegu. Minu meelest sa ei saa aru sellest, kui innovaatiline praegu on see lähenemine, mida ma üritan. Ma tõesti ei saa aru sellest. Ma tahaks teada, mida see vibraator pakub. Midagi sellist, mida teised vibraatorid ei paku. Pettumust. Selles mõttes, et miks luua asju, mis on juba olemas? See on sama nagu, et... Nõus. Sama ma küsiks selle küsimuse kohta, et miks ei võiks kõik artistid oma enda platvormi luua, sellepärast, et palju parem süsteem on olemas. Ja, sul on õigus. Sul on vist õigus. Aga räägi see oma äris. Ma tahan üldse saada aru, mida sinu vibraator inimestele pakub. Ega ma ka ei tea, mida see täpselt pakub, aga naudingut see ei paku, sest et kõik teised vibraatorid juba on hõivanud selle territooriumi. Teised vibraatorid on hõivatud. Selles vallas. Et meie vibraator teeks midagi uut. Võib-olla see isegi ei vibreeriks, vaata. Võib-olla see on lihtsalt mingisugune... Ma räägin sulle ühe loo, Jim. Kunagi mingid noored ettevõtlikud Eesti inimesed tegid oma seksmängu asja, see oli selline dildo, mis oli, ma ei mäleta, kas oli kivist äkki tehtud. Või oli, ma ei tea, puidust või? Puidust vist oli. Mingid noored Eesti inimesed. Mul ei tule nagu väga palju sellest loost meelde. Igatahes see oli mingi, ma ei saa öelda, et see oli nagu esimene Eesti seksmängu, siis see kõlab ebatõenäoliselt. Aga see oli siuke modern. Mingid noored Eesti inimesed tegid kivist dildo. Ei, mitte kivist, ma arvan, et see oli puidust. Okei. Kuhu see jutt nüüd? Ja selle põhjal tuli minul küll äriidee, et seda saaks nagu marketida nagu palju edukamalt või palju paremini, sellepärast, et sa peaksid ikka minema, et see on tehtud, et see on kodumaine dildo, mis on tehtud Saaremaalt toodud 100 aasta vanusest voodist. See voodi vana puit on võetud ja sellest on tehtud nüüd need eksklusiivsed dildod, sest see voodi seal Saaremaal on 100 aastat kellegile juba naudingut pakkunud ja ta saab pakkuda seda ka sulle. Ja ma arvan, et selle toote nimi peaks olema midagi sellist nagu, ma ei tea, Kalevipoeg või Suur tõll.
või suur Peeter või midagi siukest, et sa saad nagu ära kasutada seda nagu ajaloolist siukest nagu mütoloogilist siukest või mitte mütoloogilist, vaid siukest nagu Eesti etnopärandit selleks, et müüa seksmängu asju. Ma arvan, et see on hea äriidee. Sa võid ka teha näiteks mingist Eesti paekivist, kuigi see kõlab hästi ebahügieeniliselt, hästi halva mõttena. Aga noh, või põlevkivist. Põleb kuumalt nagu kirg su magamistoas. Ohoo. Et ma arvan, et ma võiks marketida küll seksmängu asju, aga ma kardan, et ma ei saaks selle pettumust valmistava tootega, mida sina tahad. Sellele ma ei oskaks copyrighti teha. Ja, ma kujutan seda ikkagi, need sinu mõtted on väga, väga head ja ma panin need kirja isegi. On või? On väga head. Alati on inspireeriv rääkida suurte mõtlejatega ja see, kui sa küsid, et kuidas ma ette kujutan seda STEM playerit, et see on nagu kustu kumm, vaata, et sellest vedeleb laua peal liikumatult. Sellel ei saa aku kunagi tühjaks, aga see aku ei saa ka kunagi täis. Nii et ta ei hakka kunagi tühjaks. See on tõesti väga pettumust valmistada toode. Sa võid sellega nühkida paberit, sa võid sellega nühkida ka midagi muud. See on up to you täiesti. Nühi, mida tahad. Nühi, mida tahad. Aga lõpptähendab saab pettumust valmistada. Parem sul niikuinii ei hakka. Aga mida sa saad, on see, et tühi nühkimine. Tühi nühkimine, aga mida sa saad, on see, et iga kord, kui sa nühid, siis sa toetad Ivo Krustokit ja Jim Ashilevit, sest et neile tiksub sinu pangakontolt raha toetamiseks. Iga kord, kui sa nühid. Ja see on meie platvorm, saad aru? Usu mind, niimoodi me eraldame erad sõkaldest, sest et kui meie fännid nühivad isegi siis, kui neil ei ole hea tegelikult, aga nad nühivad ikkagi edasi, selleks, et neid toetada, siis see ongi oma isikliku rahaga, oma raskelt teenitud rahaga, mis nüüd niikuinii, mida kulub nüüd rohkem kui kunagi varem, nüüd kus energiahinnad on nii kõrged ja üürihinnad tõusevad ja kõik. Ja kui need fännid ikka nühivad edasi, siis see tähendab, et vaat need on need inimesed, kellele me seda saadet teeme. See ongi armastus. See ongi armastus, see ongi truudus, see ongi lojaalsus. Ehk sinu toode ei paku mingit labast seksi, vaid lihtsalt nagu armastust ikkagi. Absoluutselt ja täpselt. Ja mul nüüd see copyright hakkab nagu tulema vaikselt. Armastus ja seks on kaks täiesti eri asja ja ma olen armastuse businessis. Ma loodan, et ka sina, Ivo. Nühid tühja mõnu ei saa. Pangakonto langeb, aga tunne on õige. Tunne on õige, jah. Tunne on õige. Sa tahtsid minuga rääkida videomängutööstusest täna ka. Jaa, sa ütlesid, et sa lähed ära selle Kanye rubriigi ajal, aga sa oled ikka veel siin. Mul see nagu põnevaks läks, kui me hakkasime rääkima mitte Kanyest. Ma saan aru, et sa kasutasid igat võimalust, et seda teemat kõrvale juhtida ja vaata, kuhu me jõudsime. Väga hästi läks. No, vaatame. Teeme küsitlust. Teeme kuulaja küsitlust. Ma ei tea, kas ma tahan tulemusi näha. Aga ma tahtsin rääkida tegelikult juba mitu nädalat tagasi sinuga sellest Microsofti ajaloolisest diilist. Sest ma tahtsin kuulda sinu mõtteid sel teemal, aga jälle täna, kui me enne salvestust kohtusime, siis sa lihtsalt nagu naersid välja selle teema püstituse üldse. Ma ei naernud välja, ma lihtsalt ei tea selle kohta midagi tarka öelda. Ma lihtsalt ei tea enam, millest ma võin suga rääkida. Ma ei tea enam. Ma kõnnin nii õrnal jääl. Ma tulen avatud südamega täiesti nagu haavatavas seisundis tulen su juurde ja pakun välja erinevaid ideid. Lootuses, et äkki nagu sa, ma ei tea, astud muga dialoogi, pakud välja oma mõtteid, mis iganes, aga sa oled lihtsalt nagu üleolev, sa nagu naerad mu mõtted välja või sa ütled, et ma ei tea sellest midagi ja siis sellele järgne, et aga räägi mulle sellest, siis ma võib-olla saan midagi teada. Ei, ma ei tea sellest mitte midagi, ehk siis see alltekst on just nagu see, et siis ärme räägi sellest ka, kui ma sellest juba ei tea midagi. Kuhu me niimoodi siis jõuame, ma ei saa aru.
sul on õigus, Jim, ma olen olnud väga ebaõiglane su vastu. Sellepärast, et ma pean tunnistama tõesti, et sellest Kanye Westi vibraatori arutelust sündis midagi väga ilusat. Me jõudsime välja armastuseni ja kas see ei olegi mitte Kanye Westiga enda mõte jõuda välja lõpuks armastuseni? Kindlasti. Teemadega. Nii et ma tõesti olen, ma peaksin rohkem seda nii-öelda seda tühja nühkimist siin ära kannatama selle armastuse nimel, mis meie vahel on. No võt, aitäh, et sa niimoodi ütled. Nii et räägi mulle sellest Microsofti suurest diilist. No alustame sellest, et sina oled ju see inimene siin meie tandemil, kes Microsoftist on alati lugu pidanud ja kes on alati kasutanud Microsofti tooteid ja teenuseid. Pigem mina olen see, kes on nüüd viimase paari aasta jooksul nagu olude sunnil eksinud tagasi Windowsi ökosüsteemi, osaliselt õnneks, mitte täielikult. Nii et ma ei tea, ma arvaks, et see Microsofti nime mainimine võiks juba panna su südame kiiremini põksuma, aga ma saan aru, et see ei ole nii. Ma ei tea, ma olen nagu, see oli absurdselt suur hulk raha. Yeah. Ja see on tähtis, see, milliseks on muutunud videomängutööstus on see näitab seda väärtust, see näitab seda, kui suur see on, see näitab seda, kuidas üldse nagu kogu see tööstus on täna koondumas üksikute suurte mängijate kätte ja kõike muud. See on nagu oluline ja tõesti, sul on õigus, Microsoft mulle sümpatiseerib. Tegelikult ta on lihtsalt üks huvitav tehnoloogiafirma minu jaoks, mitmete tehnoloogiafirmade jaoks ja ma olen ise olnud suurem Microsofti toodete kasutaja kui näiteks Apple'i toodete kasutaja, kuigi kui sina oled liikunud, eks ole, rohkem Windowsi poole, siis kui ma vaatan arvuteid, mis minu elus täna on, siis mul on Windowsiga lauaarvuti, millega ma tõesti siis teen suuremas oma tööst ja mul on ka Windowsiga tööarvuti. Aga mul on Apple'i tehtud telefon ja Apple'i tehtud töötelefon ja Apple'i tehtud tahvelarvuti ja Apple'i tehtud nutikell. Üldse mul on liiga palju asju. See on nagu see, kuhu ma tahan välja jõuda sellega. Aga Microsoft enam nagu nii kesksel kohal minu arvutikasutuselus ei ole ja ma arvan, et olla platvormi agnostiline teatud mõttes ongi väga okei. Aga sellest kõigest nagu rääkisin, ma väga hea meelega räägin alati tehnoloogia maailma sellisest tehnoloogilisest poolest. See huvitab väga, kuidas mingid seadmed töötavad, kuidas mingid operatsioonisüsteemid ühte või teist asja teevad. Ja ma tunnen, et ka mängudest, kui on põnev mäng, siis ma räägin väga hea meelega, aga äri on üks asi, millest ma tean hästi vähe. Ja sellised nagu investeeringutega seotud teemad ja sellised corporate takeovers ja mingid nagu, et üks firma ostab teise ära või mida see tähendab ja mingisugused nagu kogu see pool on miski, mis mind väga täna ei kõneta, aga selles suhtes on sul muidugi õigus, ma ei peaks selle pärast nagu kohe sind selle teema või ütleme, selle teema lauale toomise pärast kohe kuidagi sinuga niimoodi siin halvasti käituma, et vastupidi, ma peaksingi olema avatud sellele mõttele, et sa nüüd veenad mind, et see tõesti on väga-väga huvitav, sest tegelikult ma tahaksin, et nii mina kui kõik teised lähtuksid sellest põhimõttest, et kui sa millegi kohta päriselt midagi teada saad, siis asi muutubki sulle põnevamaks. Nii et lase käia. No alustame algusest. Aitäh. Nii elegantselt tulid siia laua taha tagasi. Ma hindan seda kõrgelt. Alustame siis otsast peale. See on teema, mis on paljudest aruteludest juba läbi jõudnud käia. Erinevad podcastid, kes tegutsevad regulaarsema graafiku järgi, kui meie on juba läbi võtnud selle teema, aga... Palju õnne puhata ja mängida podcastile, kes sai 500 episoodi kokku, mida see on ikkagi väga muljetavaldav. Palju õnne popkulturistide poolt, õhupalle ja torti teile, mõttelisi õhupalle ja torte. Aga, ja pikka iga. Et alustada siis otsest peale, siis Microsoft, ühesõnaga me ei pea rääkima nagu igavalt sellest, me ei pea rääkima mingist nagu asjadest, mis meid ennast ka nagu, millest me ei saa aru või mis meid ei huvita. Minu arust kogu selle diili juures ongi
huvitav see mastaapsus peamiselt ja mida see meile näitab mängutööstuse tuleviku või üldse meelelahutustööstuse tuleviku kohta. Sest et vaata, me natuke rääkisime ka sellest Xbox'i dokumentaalsarjast, mis võtab läbi siis Xbox'i saamislugu nii-öelda, et kuidas see oli põhimõtteliselt lihtsalt mingisugune väike kamp siukseid nohikuid, mängunohikuid, kes olid sinna Microsofti hiigelkorporatsiooni nagu ära eksinud ja kes kuskil keldris enam-vähem keevitsid kokku mingisugust imelikku konsooli, mille vajalikkuses polnud ettevõtte juhid absoluutselt veendunud. Ja kuidas neil tuli ennast tõestada ja kuidas nad seal kõndisid väga õrnal jääl kogu aeg ja kuidas mingisugused esitlused läksid pekki ja kuidas olulistel momentidel see, ma ei tea, mingi kokku keevitatud asi enam-vähem nagu läks rikki publiku ees ja et kuidas nagu nii palju mingeid sikseid piiripealseid ja väga piinlikke momente oli sellel teekonnal ja vaadata siis, kuidas, ma ei tea, Xbox on ju tähistas oma 20. sünnipäeva siin, või oli see Halo? Kas nad tulid ühel? Ma pean nüüd, when was Xbox? Halo oli vist nagu üks Xbox'i launch title'id vist. Kuidagi tundub see loogiline, äkki ei olnud. Jah, Xbox, näed, Põhja-Ameerikas tuli välja 15. novembril 2001. Jah, et põhimõtteliselt Xbox siis tähistas ka oma. Ja tuli see Halo põhimõtteliselt tuli välja just nagu Xbox'i 20. sünnipäeva auks ka osaliselt. Okay. Halo Infinite, et need suursündmused viidi nagu kokku niimoodi. Aga põhimõtteliselt jõuda siis ütleme paari aastakümnega punkti, kus see imelik keldri osakond, mis alustas üldse mingit asja, nad isegi tegid selle Microsofti mingisuguse hoone parkla mingis putkas reaalselt. Et neile isegi ei antud kontoripinda, sest et see ei tundunud absoluutselt, see oli kaugel prioriteetsest ülesandest nagu seda asja arendada, on ju. Vennad keevitavad parkla putkas mingit konsooli kokku ja siis aastal 2022 me oleme olukorras, kus Microsoft teeb Xbox'i nimel oma ajaloo, oma terve eluaja kõige suurema äritehingu üldse, ostes siis endale sellised suured ja tuntud mängustuudiod nagu Activision, Blizzard, King. Ja see hinnasilt seal küljes oli siis ligi $70 miljardit, mis on selline number, mis on iseenesest nii suur, et see nagu ei ütle tegelikult suurt midagi. Ja. Et need alati, kui keegi loobib mingeid selliseid summasid kuskil mingisse artiklisse, siis see kõik muutub mingiks üheks samaks mingiks mudruks, nagu et ühesõnaga sa kujutad ette, et okei, see on mingi nii suur hulk raha, et ma seda tegelikult ei suuda enam ette kujutada. Aga ma selleks, et enda jaoks kuidagi seada asju mingisugusessegi perspektiivi, ma näiteks võtsin välja Eesti aasta riigieelarve ja kui vaadata siis riigikogu.ee lehelt, mis see nüüd 2022 aasta puhul on, siis Ivo, kas sa oskad peast öelda, et sa oled selles insiderina just nagu ma eeldaks, et sa tead neid asju peast, aga näed siis, mis välja tuleb. Ühesõnaga, kas oskad kuidagi kaudselt ümaralt pakkuda, et mis see olla võiks Eesti riigi puhul? Sest mul pole taimugi. Ja ma ka ei ole kunagi nagu nii väga mõelnud selle peale niimoodi otseselt. Ma olen seda numbrit kindlasti mitu korda näinud ja mõtestanud, aga ma ei ole kunagi pidanud vajalikuks seda enda pähe jätta. Okei. No pole midagi. Selleks ma siin olengi. Riigikogu.ee lehel see artikkel, mis siis annab ülevaate 2022 aasta riigieelarvest, algab sõnadega, esimene lõik algab sõnadega valitsuse algatatud 2022 aasta riigieelarve seaduse 464 SE kohaselt on tuleva aasta riigieelarve tulude maht 13,132 miljardit eurot, kulude maht 13,633 miljardit eurot ja investeeringute maht 724 miljonit eurot. Ehk siis
on ju, siit käisid läbi 2 korda põhimõtteliselt nagu siuke number nagu 13 miljardit oli siis tulude maht ja kulude maht oli natuke suurem, kui ümardada, siis võib öelda ka, et 14 miljardit. Microsoft kulutas mängustuudiote ostmiseks $70 miljardit, mis nagu dollari ja euro vahe nii ekstreemne ei ole, et seda peaks megalt nagu arvutama hakkama praegu. Ta ei vasta ka 1-1, aga tekib ikkagi nüüd mingisugune ettekujutus sellest, kuidas Microsoft oma mänguosakonna arendamise nimel kulutas ära nagu Eesti mitme aasta riigieelarve, mis omakorda minu arust näitab nii selgelt seda, nagu sa ütlesid, et kui suureks on kasvanud mängutööstus ja kui tähtsa sellise nagu tuluallikana seda nüüd nähakse. See on lihtsalt pöörane ja meeletu. Ja see on hullumeelne mõelda, et ettevõte, kelle oma on Windows ja Microsoft Office ja muud sellised väga ajalooliselt tulusad tooted ja tarkvaratooted ja tarkvarateenused, et selline ettevõte pole siiani teinud ühtegi nii suurt tehingut. Et see oli ka üllatav mu jaoks, sest et mulle tundus nagu, et kui tegu on niivõrd suure ja globaalse haardega ettevõttega, et küllap nad on varemgi teinud isegi suuremaid diile, aga see oli reaalselt nende kõige suurem diil seni. Peab mainima siia juurde ka seda, et see pole veel lõplik. See on põhimõtteliselt selline plaan, mis on nüüd avalikustatud, aga enne peab seal veel umbes riik sekkuma ja vaatama, et kas see näiteks kuidagi moodi murrab selliseid, et kas see võib olla märk sellest, et Microsoft üritab saada monopoliks, et kas nad selle tehingu kaudu satuvad nagu monopoolsesse positsiooni, mis oleks tegelikult sellise konkurentsi seaduse rikkumine, et riigil on võimu sekkuda sellistesse tehingutesse ja öelda umbes, et kõik need mängud, mida te nüüd omate, need mängusarjad, et olgugi, et te neid omate, siis te näiteks ei tohi edaspidi piirata nende avaldamist muudel platvormidel, ehk siis, et Xbox ei tohi haarata endale kõiki neid Call of Duty'sid ja kõiki neid asju, mis nad on endale seal krabanud, vaid need peavad olema kättesaadavad ka edaspidi kõigil muude konsoolide omanikel, kes mängivad seal Sony PlayStationiga või kes mängivad Nintendo peal või mis iganes. Et ühesõnaga, et seal ilmselt tehakse veel mingisuguseid korrektuure ja nii edasi, aga tõenäoline on, et see tehing ühel või teisel kujul ikkagi läbi läheb. Ja väga lahe oli lugeda Kotakust sellist väga kriitilist kolumni, mis avaldati kiirelt pärast selle uudise avalikustamist, kus siis lihtsalt põhimõtteliselt kirjeldati, kui masendav see on. kui ühest küljest, kui masendav see ühest küljest on, kuidas see teistpidi on ka muidugi nagu seda tööstust siuke nagu arendav samm mingis mõttes, sest et kuskile tuleb raha juurde ja inimestel tekib uusi võimalusi ja võib-olla saab seal nagu keegi pääseb löögile, kellel varem ei olnud nii suurt mingit kõlapinda või mis iganes on ju, et me ei pea nägema nagu Microsofti mingisuguse nagu mingisuguse kurja juurena on ju, aga üldjoontes ei ole see kellelegi hea, kui võim koondub ainult ühte kohta kokku, sest et see by default hakkab pärssima sellist nagu mitmekesisust, originaalset mõtlemist, see hakkab kärpima tiibu ühesõnaga, et mingid pöörased ideed, mis muidu võib-olla oleks teoks tehtud, lihtsalt kuidagi surevad välja selles korporatiivses õhkkonnas, kus lõpuks ikkagi otsustatakse nagu
järgi, marssida ühe taktikepi järgi. Ma just mõtlen, et huvitav, kas see Microsoft on nüüd märksa korporatiivsem kui Activision oli, et sellest ma muidugi nüüd sügavalt kahtlen. Aga see on ju toimunud väga pikka aega see, et mängutööstus üldse, nagu sa rääkisid, on kasvanud välja põhimõtteliselt inimeste garaažides, eks ole, või siis niimoodi ülekantud tähenduses, et nagu väga paljud esimesed väga suured kuulsad mängud on tehtud väga väikeste tiimide poolt, kui mitte ühe inimese poolt kunagi kodus arvuti taga. Ja see maailm on ammu nagu kadunud, kuigi üksikuid väga spetsiifilisi, väga kuulsaid näiteid ju on, et on tõesti tänapäeval terve suur hulk indie-mänge, mida tehaksegi täpselt samamoodi edasi. Mõned neist saavad väga kuulsaks ja väga tihti need siis nagu jõuavadki nende suurte jaotusplatvormide kätte ja suurte firmade kätte niikuinii lõpuks, eks ole, sest toimunud on selline väikesed firmad on koondunud, ostetud suuremate poolt ära, mis on jälle omakorda veel suuremate poolt ära ostetud ja nii edasi, kuni nagu vaikselt tekibki see olukord, kus ainult ääretult suured nii-öelda ettevõtted saavad nagu seda turgu suunata ühel või teisel viisil. Microsoft juba ju Xboxi arendamise, kui nad mõtlesid Xboxi arendamise, nad mõtlesid Nintendo ära osta, miks mitte, nagu tundub nagu mõistlik äristrateegia, kui meil ei ole täna mängukonsooli. Siis me teeme, ostame selle firma ära, kes on teinud mängukonsoole, eks ole. Ja täna me näeme seda, et Microsoft üritab, eks ole, endale võimalikult suurt kataloogi teha ja ka selleks on nagu võimalikult hea viis lihtsalt osta ära kellegi teise kataloogis, eks ole, et neil oleks see kõik käes ja neil oleks suurem konkurentsieelis, eks ole, teiste põhimõtteliselt siis konsoolide tootjate ees või teiste nii-öelda mängustuudiote ees või teiste jaoturite ees. Et see on teatud mõttes selline nagu paratamatu areng ja see on nagu toimunud väga palju igal pool muudes tööstustes ka, et me nagu põhimõtteliselt näemegi seda, et mängutööstus ongi ikkagi ju väga küps ja väga edukas ja väga suur valdkond. Et see ma mõtlen, et ma ei tea, kuidas sellesse kõike suhtuda. Mul puudub nagu praegu selline hinnang selle kõige nagu osas kui positiivne või negatiivne või mis ta nagu on. Ma pigem olen nõus sellega, et jah, et võiks olla mitmekesisem see turg, sest mida mitmekesisem on turg, seda rohkem on konkurentsi, seda rohkem tuleb vaeva näha, seda rohkem on uusi mõtteid, kõik, mis käib, eks ole, konkurentsiga kaasas, miks me üldse hindame konkurentsi. Ja mitmekesisust, aga ma mõtlen, et nagu ega see turg nagu enne siis nagu hullult palju mitmekesisem ei olnud. Et Activision ise oli täpselt samasugune suur korporatsioon, kelle puhul ei olnud kellelgi väga positiivseid tundeid inimeste puhul, kes mängutööstusega kokku puutuvad või mängude mängimisega kokku puutuvad. Ei ole see Activision olnud kellegi suur sõber, isegi Blizzard, kes kuulus nüüd ju, eks ole, Activision alla juba mõnda aega. Ka Blizzard, kes oli kunagi suur selline mängusõprade lemmik, on ajapikku kogu aeg järjest korporatiivsemaks muutunud, järjest rohkem selliseid ärilisi otsuseid teinud, mis ei ole nende nii-öelda kliendibaasile enam nii väga meeldinud. Ja on muutunud lõpptulemusena nad kõik selliseks nagu, ma ei tea, selliseks korporatiivmaailma käepikenduseks ja selle maailma nii-öelda siis loogilisteks osadeks. Aga ma ei kujutaks ette ka nagu, et oleks võimalik, et mängutööstus kuidagi teistmoodi toimib, sellepärast, et see on tõesti globaalselt nii oluline ja suur teema. Me ei räägi ammu enam. Me teatud mõttes veel räägime näiteks e-spordist kui millestki kõrvalisest, aga ta on umbes samamoodi, nagu me räägime, ma ei tea, kurlingust kui millestki kõrvalisest, kuigi ma ütleks, et e-sport on nagu jõhkralt palju populaarsem kui kurling ja kurling on, eks ole, olümpiaala, mida vaadatakse ja antakse kuldmedaleid ja kõike muud, nagu hinnatakse seda üle maailma, et ta ei ole e-sport ei ole isegi nii niši teema, eks ole, et teatud mõttes ta on nagu selle olümpia kõrval niši teema, aga väga paljud olümpiaalade kõrval on ta ikkagi märgatavalt populaarsem, vaadatum ja edukam. Et nagu ma ei kujuta ette, et tänases maailmas oleks võimalik, et see nagu mängutööstus ei toimiks kuidagi nagu nunnumalt.
parim sõna, mis ma siin oskaks kasutada. Ja see puudutab üldse igasuguseid tööstusharusid. Selles mõttes see on, nagu sa ütlesid, jah, täiesti loogiline ja vältimatu järgmine samm sellel teekonnal, mida me nimetame kapitalismiks ja see on kapitalistlik loogika, mis selliseid samme ette määrab ja dikteerib. Ja ka see Kotaku kolumn tõi välja selle, et ega kui Microsoft, kui seda poleks teinud praegu Microsoft, siis seda oleks teinud keegi teine. Ja paratamatult nüüd peab Sony vastama samaga ja mõned nädalad hiljem tuligi siis teada, kuidas Sony ostis ära Bungie nimelise stuudio. See summa oli küll mingi 10 korda väiksem, aga ikkagi oli jutt jälle miljarditest. Ja nii see paisumine ja liitumine ja ma ei tea isegi seda terminoloogiat, nagu nii see kõik käib põhimõtteliselt, on ju. Et ma arvan, et ega siin ei olegi nagu muud ette võimalik ennustada või karta, kui lihtsalt seda, et üleüldiselt sellised arengud pikas plaanis ei ole nagu loomingule head. Ja looming armastab vabadust ennekõike ja looming peab olema ka mässumeelne. Looming on see, mis murrab meid välja iganenud mõttemallidest ja pakub perspektiive, mis võib-olla ei ole tingimata parasjagu moes või isegi lubatud, aga mis täidab nagu avangardi kohust. Ja mida rohkem koondutakse mingisuguse ühisnimetaja alla, mingisuguse ühe logo alla ja mingi ühe põhimõtete nimekirja alla, siis seda vähem on ruumi ja isegi seda vähem on lubatud tulla uutel tegijatel pildile ja väljendada oma nägemust ja pakkuda välja alternatiive sellele mainstreamile. Et see on samamoodi nagu, ma ei tea, kelle arvates näiteks on see hea, et Amazon on iga aastaga aina võimsam ja laiahaardelisem kauplus. Sisuliselt pole see kellelegi hea peale selle, et jube hea on ühe päeva delivery'ga odavat stuffi koju tellida, eks ole, aga nagu sellises kontekstis nagu see Green Brothers, eks ole, kasutavad seda terminoloogiat world suck, eks ole, et see on kindlasti asi, mis kasvatab world sucki, eks ole, kui selline suur konglomeraat nagu Amazon. Just. Ja see ongi minu ainus süke, see on minu seisukoha tuum põhimõtteliselt praeguse seisuga. Ma ei ütle, et sellest ei või tulla väga palju ägedat ja head, sest üldkokkuvõttes mulle meeldib, kui mängutööstus areneb ja muutub võimsamaks ja muutub aina nagu iseenesest mõistetavamaks osaks inimeste elust. Et me ei pea enam rääkima sellest kui mingisugusest, ma ei tea, niši valdkonnast, mida on isegi jabur praegu veel öelda, aga ma ütlen seda sellepärast, et minu tutvusringkonnas on veel nii palju seda suhtumist ja ma saan aru, et nagu see nagu statistilised andmed ja ütleme majanduslikud näitajad, numbrid ei ole vastavuses sellega, milline on arusaam sellest valdkonnast paljudel inimestel, kes on minu nagu lähiringkonnas. Aga mulle tundub, et see kõik nõuab lihtsalt natuke aega, et inimesed kuidagi kohaneksid selle reaalsusega ja et see lõpuks neile kohale jõuaks, et see on see kultuurimaastik, milles me tegutseme, et me peame rääkima videomängutööstusest väga sama nagu vabalt ja sama tõsiselt ja sama kirglikult, kui me räägime muudest valdkondadest nagu muusika ja film ja teater ja mis kõik veel. Huvitavalt sa räägid, et suur osa sinust sõpruskonnast või lähedastest või siis kui sind ümbritsevatest inimestest, kas ei tööta mitte mängustuudios? Loomulikult see on teine lugu, kolleegid on teine lugu. Kolleegid on sold on the idea, et mängud on, eks ole, midagi, millega võiks tegeleda. Ja neid ei pea ümber veenma selles, jah.
või veenma, aga et ma ei ütle, et sellest ei või sündida nagu väga palju ägedat ja ma olen seda ka maininud mõni osa tagasi, et ma nüüd Xbox Series X-i põlvkonna rongi peale ju hüppasin, et mul on elus esimest korda on mul kodus Xbox, see on väga tore konsool, noh, ma nagu saan aru, et Xbox on jõudnud mingisse väga heasse kohta ja mul on hea meel nende pärast. Et selles mõttes ma olen nagu nende poolt ka, samal ajal kui ma olen ka nagu ettevaatlik ja kriitiline mingite suuremate arengute suhtes. Ja see on tore, kui andekad mänguarendusstuudiod saavad ressursse juurde, et suuri ideid ellu viia. Ja kindlasti me saame väga palju ägedaid mänge tulevikus, mis on sündinud tänu sellele, et see deal toimus ja nii edasi ja nii edasi. Aga lihtsalt mitmekesisus on, see on see, mismoodi meie maailm üleüldse toimib, et selline nagu liikide mitmekesisus on see, mis hoiab nagu kogu meie ökosüsteemi üldse koos, et kui üks liik hakkab liigselt domineerima, siis see tähendab paratamatult kogu selle süsteemi kokkukukkumist, et me näeme seda enda ümber looduses ju nii palju. See ei pea paratamatult tähendama kogu süsteemi kokkukukkumist, meil on selline asi nagu kiske saaklooma dünaamika, ehk siis kui üks nendest liiga palju kasvab, siis teise kahanemine hakkab takistama esimese kasvu ja nii edasi, et see ilmtingimata ei pea tähendama kogu ökosüsteemi lagunemist, aga ma sain aru, mida sa antud kontekstis mõtlesid. Ja. No sa tead mind, ma olen drama queen ja ma kipun mis see sõna on, katastrofiseerima kõike. Mõlemad kõlavad päris hästi. Katastrofeerimine tundub nagu mõnus sõna. Viimasele lõppinud juurde ühe sõna, vabandust, ma segan korra täiesti teise teemaga vahele, et ma olen lõppinud juurde sellist sõna nagu vulgariseerima, mis mulle õudselt meeldib. Sa kujutad ette, mida võiks tähendada vulgariseerimine? Ja see on see, mida me sinuga teeme iga kord, kui me popkulturiste salvestame. Põhimõtteliselt. See tähendab lihtsustama, ma sain aru. Ma ei tea, see on kuidagi prantsuse keelest tuletatud. No me teeme midagi veel ekstra sinna otsa. Midagi vulgaarset. Me mitte ei tee ainult lihtsaks kõiki teemasid, me teeme need lihtlabasteks. Rõhuga sõnal labane. Vabandust, ma segasin sind, jätka. Ei, sellest ma tahtsingi rääkida, mul ei ole midagi lisada tegelikult. Selle Kotaku artikli ma katsun üles leida uuesti ja panna saate märkmetesse, seda tasub lugeda. Sa vahepeal hakkasid ilusasti rääkima, ma arvasin, et sa hakkad varsti viimsest reliikviast põgene vaba laps laulma. Looming armastab vabadust, tahab võita ja vallutada. Ma ütlen selle ausalt, see ei olnud mul plaanis, aga... See oli tore laul. Aga nüüd, kui sa oled selle mõtte välja käinud, siis väga tahaks, et ma oskaks niimoodi mõelda nagu sina, et ma oleksin rääkinud sihiga jõuda lõpuks lauluni. See oleks olnud väga ilus lõpetus sellele teemale. Reliikvia. Jah, ühesõnaga, see on kõik nagu väga põnev selles osas just, et mida see toob kaasa lõpuks mängudele kui sellisele, aga ma natukene tunnen, et need asjad, mis on mõjutanud seda loomingulisust nagu selles suures mängutööstuses, nendes AAA mängudes ja nendes, mille pärast müüakse ja ostetakse mängukonsoole, et need otsused suuresti on tehtud ära juba enne või need asjad on toimunud juba enne, kui me sellest spetsiifilisest nagu ostust rääkisime. Aga see on väga suur, et on väga võimas, et on väga hea näide sellest, mis on toimunud ja ma ei tea, et ühest küljest me kaotame väga palju väga lahedaid uusi mõtteid. Sama on nagu filmitööstuses ju räägitakse, et see, et meil on nagu üksikud suured frantsiisid täna, eks ole, on röövinud selle, et meil oleks väga palju mitmekesiseid erinevaid kihvte filme. Me nagu ei otsigi vist enam aga neid mitmekesiseid kihvte filme, vaid ongi nagu okei, kui me näeme 3 korda aastas Marvelit ja 2 korda Star Warsi ja läheme eluga, eks ole, edasi. Yeah. Aga samal ajal mäng nimega, mis ta on, Horizon Zero Dawn või? Mind ei tule meelde, kus lõpeb mängu nimi, algab osa nimi. Osa nimi on Forbidden West.
Forbidden West, eks ole, et on väidetavalt üks paremaid mänge üldse, eks ole. Ja on nagu näide sellest, et jällegi suur värk ja eduka intellektuaalse omandi nii-öelda järgija ja kõike muud, aga see ei tähenda, et nagu häid asju ei tule või isegi ei tähenda, et vähem, lihtsalt tähendab seda, et võib-olla vähem selliseid nagu täiesti mitte kuskilt välja ilmunud asju tuleb, aga ei tea, mängumaailm on selles suhtes väga huvitav, et eks filmimaailm ka, et igaüks võib istuda ja teha oma filmi ja panna selle YouTube'i ja mõned neist saavadki kohutavalt populaarseks, et samamoodi nagu see minu suur lemmik Stardew Valley, et inimene võib istuda paar aastat, mitmeid aastaid ja kodeerida ja joonistada ja mängida oma mängu valmis ja saada sellega nagu globaalselt üliedukaks. Et kõik võimalused on veel olemas, lihtsalt suures osas teevad seda turgu ikkagi suured mängijad, et sinna nagu pole midagi teha. See on muidugi midagi teha, kui sinu eesmärk on kukutada kapitalism, aga ütleme, rääkides siis tänapäevasest maailma toimimisest. Jaa. Ma arvan, et väike anekdoot siia lõppu ja saame otsad kokku tõmmata. Anekdoot? Sul on mingi anekdoot? Mul on üks anekdoot, aga see on nii ropp, et ma ei saa seda siin eetris rääkida. Aga meie lisasaates? See on siuke anekdoot, mis mul ei jää anekdoodid üldse hästi meelde. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mul on alati... Siis on küll hea, et sa selle välja pakkusid, et sa räägid anekdoodist. Ei ma ütlengi, et ma tean alati, ma harilikult tean umbes ühte ainsat anekdooti ja siis mõned nädalad tagasi mulle meenus üks anekdoot veel, mis on ülimalt ropp, mis mulle väga-väga nalja tegi, kui ma seda esimest korda kuulsin ja mis endiselt tundub mulle väga naljakas. Ja mis võib-olla püsib mul ka nüüd paremini meelest, et võib-olla nagu nüüd järgnevatel aastatel on mul nagu varrukast võtta 2 anekdooti, kuni siis üks... Nagu ühte saab ainult viisakat või ütleme mitte viisakates seltskondades, ma saan aru siis esitada. Ja, see on siuke presidendipalli värk. See ei ole üldse presidendipalli tüüpi anekdoot. See üks, mis mul paremini on olnud meeles või pikemat aega, seda ma olen minu arust rääkinud siin ka. Seda me üritasime tõlkida siin isegi. See oli see, kas mul tuleb meelde peole minna. Aga jah, ma ei tea, räägi sina mingi nali siia lõppu. Ma ei ole üldse siuke anekdoodi inimene, ma üldiselt nagu ei jälgi neid ja ei jäta neid meelde. Sa ei jälgi anekdooti. Väga palju naljakateks ka erinevaid anekdooti. Sa ei jälgi anekdooti. Kunagi oli Banaanilu nohuraamat. Ma lapsena arvasin, et see on hästi naljakas, aga hiljem elu ümber hinnanuna ma olen vähem naljakaks neid pidanud. Aga ma hästi kiiresti guugeldan korra anekdoot, vaatan, mis mulle välja pakutakse. Guugelda äkki lausa, et näiteks mingi... Esimene on hambararst.ee ajaviide anekdootid. Ma ei tea, miks hambararst.ee portaalis peab olema anekdoote, aga ma loen sulle esimese ette, mis siin on. Ma ei tea, kas see on veel naljakas, ma pole seda ise lugenud, me kuuleme seda kõik esimest korda. Ma loodan, et see on siis hea. Perekond ilmub hambaarsti juurde. Nüüd ma saan aru, need on naljad, mis on seotud hambaarstidega, seetõttu on need Eesti hambaravi portaalis. Vabandust, ma jätkan. Perekond ilmub hambaarsti juurde ning perekonnapea hakkab seletama, et neil on äärmiselt kiire. Ei mingit jokutamist, doktor, teatab mees. Veel üks vahemärkus, mind häirib, et siin automaatselt nagu hinnatakse, et perekonnapea peab olema ilmtingimata mees. See on minu meelest natukene nõme, aga olgu. Ma natukene muudan seda teksti, kui ma nüüd seda uuesti loen, et see sobituks paremini kokku minu maailmapildiga. Nii. Perekond ilmub hambaarsti juurde ning isa hakkab seletama, et neil on äärmiselt kiire. Ei mingit jokutamist, doktor, teatab mees. Ei mingit tuimestust ega süste ega muud sellist jama. Lihtsalt tõmmake hammas välja ja asi sellega. Oleks kõik mu patsiendid nii stoilised, ohkab arst. No milline hammas see siis on? Perekonnapea, vabandust, ma jälle parandan sinnast. Mees pöördub oma naise poole. Näita siis arstile oma hammast, kallis.
ma ei leia, et see oleks naljakas. Ma ei saanud üldse aru sellest. No see nali on selles, et see mees ei hinda absoluutselt oma abikaasat. Arvab, et abikaasal võib olla valus, et savi, et tõmmake lihtsalt abikaasa hammas välja. Temal on kiire, ta ei taha sellepärast oodata, et naisel on hammas valus. Nii et ta palub siis arstil kõik oma protseduurid kõrvale jätta selleks, et teha siis tema naise nagu konditsioon nagu mugavamaks. Ja siis põhimõtteliselt see nali on selles, et nagu naisi võib kohelda sitasti, vaata. See on nagu minu arusaam nagu üldiselt anekdootidest, et enam-vähem kõik need on kokku võetud sellega, et kas keegi on teisest rahvusest loll või keegi on naine ja sellepärast ei pea temast lugu pidama. Kuna see hambarst.ee leht, ma vaatan, siin on üldse päris rajud siuksed nagu seksistlikud anekdootid järjest reas. Päris rets. Mis sait see on? Siin on, kui ma nüüd siin praegu edasi vaatan, siis jah, need on kõik väga halvad anekdootid. Hambarst.ee, Eesti hambaraviportaal ja on eraldi anekdootide alamleht. Eraldi seksistlik anekdootide ala. Wow, okay. Hambarstid, Eesti hambarstid, palun võtke ennast nagu kokku. Me ei ela enam aastas 92. Jaa, lihtsalt, et inimesed saaksid aru nagu, see on nagu piinlik. Mis nagu stiilis huumor siin saadaval on. Näiteks selline anekdoot. Boris Jeltsin, Bill Clinton ja Ernesto Zedillo võtavad Pariisis napsi. Kelner küsib l'apéritif, kõik nad vastavad oui. Kelner pöördub Zedillo poole. Le tequila, Zedillo, oui. Kelner pöördub Jeltsini poole. Siin on isegi typo, siin on tegelikult Jeltisni poole. Kelner pöördub Jeltisni poole. Le vodka, Jeltsin, oui. Kas vodka on aperatiiv või? See ei ole tähtis praegu, kuule edasi. Viimaks pöördub Kelner Clintoni poole. Le whisky, Clinton, ära maini selle litsi nime. Ja see on kirjutatud nagu caps lockiga ja 3 hüüumärgiga. Ja see oli anekdoodi lõpp, kes aru ei saanud. See oli see punchline. Viina võib tõesti pidada aperatiiviks, aga viskit üldiselt, ja ma saan aru, et nad tahtsid sinna Monika Levenski nalja teha, aga viskit üldiselt peetakse digestiiviks kindlasti. Ma arvan, et kirjuta sellest, mis see sait oli, hambarst. Ärme lingi nende juurde, ma arvan, et me ei pea neile vaatamisi juurde saama. No me just tegime seda. Saade lõppes. Ei, see on sellepärast, et me kutsume üles siin Eesti tublisid hambaarste, nüüd palun võtke see maha, et nagu, või kirjutage sinna vähem seksistlik anekdoote, kui te leiate, et anekdoodid peaksid olema. Te ei pea neid muidugi asendama ka rassistlike naljadega, et see ei pea parem. Võib-olla ei peaks isegi. Aga ühesõnaga. Aga kas rassistid ei käi hambaarsti juures? Muidugi käivad. Kas seksistid kindlasti käivad ka seksistid ka hambaarsti? Ma arvan, et see ongi nagu, see on kaval turundustrikk tegelikult, et seal on nagu kõik sihtgrupid, lahutatakse kõikide sihtgruppide meelt ja siis kõik niimoodi lõkerdades lähevad rivis hambaarsti juurde. Samas see oht on, et su hambaarst ise on seksist või rassist, mis muidugi nagu minul nagu valge heteromehena ei tekita nagu väga palju probleeme, aga sellest hoolimata ma nagu ei tahaks, et teistel inimestel nagu probleeme tekiks sellest, et nende hambaarst on seksist või rassist. Aitäh, et kui see on nagu osa Eesti hambaravi nagu sellisest kreedost ja taustaõppest, siis võib-olla peaks seda muutma. Aga hambaarst on ka ju ikkagi arst ja nad peavad, ma usun, et hambaarstid vast peavad ka ju selle Hippokratese vande kõva häälega välja ütlema ja vastu võtma, et siis nad ei ole valivad, nad ravivad
absoluutselt kõigi hambaid, kes abi vajavad. Isegi kui nad on võrtsukad, isegi kui nad on valetajad ja petised, isegi kui nad on Tinder swindlerid, siis nad ravivad need inimeste hambaid. Ma ei tea, kas arstivanne on asi, mida hambaarstid peavad andma, ma ei tea. Ma ei oska, inimesed, kes on saanud hamba, või äkki see on asi, mis võiks olla hambaarst.ee lehel kirjas anekdooti tasemel. Et kas nad peavad vande andma. Kui ma praegu otsin sõna vanne hambaarst.ee portaalist, siis see ei anna mulle mitte ühtegi vastet. Nii et ehk oleks aeg ümber tõesti mõelda, mis teie kodulehekülje sisu on, kallid hambaarstid. Ma ei julge pärast saadet enam ühegi hambaarsti juurde minna. Ilmselgelt. Ma tean. Ja mina tunnen kergendust, et ma lähen hambaarsti juurde siin Inglismaal järgmine kord. Et nad ilmselgelt ei taha mind enam sinna, aga no kuulge, see ei ole 92. aasta, on 22. aasta. Ja mitte algusega 1900. Aitäh teile, et te kuulasite. Lähme nüüd meie selle väga maisine lisasaate juurde ja räägime asjadest, mis meid närve ajavad. Kuigi ütleme, et hambaarst.ee nailerubriik oleks olnud igati sobilik teema. Väga maisine, aga suundume siis Patreoni. Patreon.com/popkulturistid on see, kus saate kuulata veel asjadest, mis on meie silmis väga maisised. Me nühime natuke kuivalt ja vaatame, mis juhtub.